Tere Euroopa Parlamendist Brüsselist, mul on rõõm kõiki tervitada. Nädala kokkuvõtte aeg, kuigi on teisipäeva õhtu kell 4 siin kohaliku aja järgi 7. september 2021. Teen selle täna, sest homme hommikul pean tulema tagasi Eestisse, kolmapäeva hommikul, kuna neljapäeva hommikul algab mul koolis loengud. Seega selline tragikoomiline põhjus. Aga sellest hoolimata mitme päeva jooksul on toimunud väga palju olulist, millest mul on hea meel ka teid teavitada, sest tõenäoliselt olen ma vist kõige aktiivsem Euroopa Parlamendi liige Eestist, kes annab oma valijatele, toetajatele ja ka tuleviku valijatele loomulikult, kes varasemalt on teinud valesid valikuid ja nüüd teevad äkki õige valiku järgmistel valimistel, anda teada siis inimestele, mis toimub Euroopa Parlamendis päriselt. Esiteks, pühapäeva vara hommikul pidi ma lendama Ungarisse, Budapesti, et osaleda ühel julgeolekualasel konverentsil, mille korraldas Ameerika Ühendriikide kongressi liige Robert Bittinger, kellega ma olen ka varem kohtunud. Tema on selline nii-öelda eestvedaja ühel programmil, mis käsitleb siis kõiki julgeolekualasid küsimusi välispoliitikas. Seetõttu siis nüüd, kuna koroona need reeglid on lõdvenenud, siis sai toimuda ka esimest korda üle 1,5 aasta selline füüsiline konverents, kus osalesid 10 riikide siis parlamendiliikmed, suursaadikud ja oli väga hea platvorm uute tutvuste sidemete loomiseks, mis kindlasti on kasulikud ka Eestile. Seetõttu 5. september, pühapäeva hommikul lendasime Budapesti, kohtusin siis samal õhtul vastuvõtul antud kongressi liikmega ja samuti Ameerika Ühendriikide suursaadikuga Ungaris. Ja esmaspäeval toimus siis konverents, kus olid teemadeks eelkõige näiteks koroonast tulenevad uued julgeolekuohud, mis puudutab näiteks tehnilist järelevalvet, mis võib viia hoopis autoritaarsuseni, nagu me näeme ka maailma mitmetes erinevates piirkondades, kus sellist nii-öelda pandeemiat kasutatakse ära selleks, et tekitada suurem kontroll ühiskonna üle, mis ei ole kindlasti tavainimeste huvides. Ja esmaspäeva õhtul, ehk siis eile õhtul lendasin ma juba siis Brüsselisse Euroopa Parlamenti, et teha paar tundi kontoris tööd kell 10-11 õhtul ja valmistuda juba tänaseks päevaks, kuna täna ehk teisipäeva hommikul oli paar tundi hommikul tegemist seoses ühe juhtumiga, kus me pidime eelmisel aastal siis poliitgrupist vallandama ühe poliitnõuniku, kes tekitas probleemi, oli konfliktne ja kuna ma olen siis nii-öelda meie poliitgrupi identiteeti, demokraatia presidentuuri liige, ehk siis sinna kuulub parlamendigrupi president, kes on itaallane, peasekretär poliitgrupil, kes on flaam, ehk siis belgia-hollandikeelne flaami rahvas ja mina, kes on siis nii-öelda varahoidja, kes vastutab finantsküsimuste eest. Ja kuna ma olen nii-öelda selles väikeses grupis, kes siis tegeleb nende küsimustega, mis puudutab ka inimressursi küsimusi ja probleeme, siis ma pidin osalema ühel kuulamisel, mis puudutas selle inimese siis vallandamist. Ja seejärel oli juba ettevalmistus järgmise nädala täiskogu istungiteks, mis toimuvad Strasbourgis, kuna üks oluline teema, mis muidugi nüüd põletab maailmas, on Afganistan. Euroopa Parlamendis on küpsemas varsti üks resolutsioon, siis nii-öelda Euroopa Liidu ja Afganistani suhete osas. Seda koostab siis nii-öelda raportöör ja selle raportil, mida siis valmis tehakse, on variraportöörid ja mina olen suure tõenäosusega, see saab nüüd selgeks loetavasti tänase või homse päeva jooksul, olen siis variraportöör meie poliitgrupi poolt, kes siis jälgib selle raporti valmimist, teeb oma ettepanekuid, üritab selle raportit paremaks teha, et kuidas siis peaks selle raporti kohaselt Euroopa Liit suhtlema edasi Afganistanis Talibaniga. Minu seisukoht on loomulikult see, et Afganistan on selline riik, mis ei ole toimiv riik. Ehk siis tegemist on hõimuühiskonnaga, kus ühtne keskvõim ei suuda kontrollida tervet territooriumit, kõiki neid hõime, ususekte. Seetõttu eeldada, et on olemas üks kindel võim Afganistanis, kes kontrollib tervet riiki, see on illusioon. Häda on loomulikult selles, et on Taliban ja on veel halvemad valikud. Ehk siis teised terroristlikud rühmitused, kes omavahel võitlevad, näiteks ISIS on tõenäoliselt hullem kui Taliban. Samas ka Taliban on ikkagi
minu jaoks metslaste kamp, kes elab keskajas, nii-öelda ma mõtlen islami keskajas, kus siiamaani siis, nagu näiteks eile tapeti üks naisest endine politseitöötaja, kes oli rase, tapeti terve perekonnas ära, sest ta töötas politseijõududes viimased aastad ja see oli loomulikult siis šariaadi seadusega vastuolus ja tuleb inimene maha lüüa. Ehk siis minu jaoks on tegemist metslaste kambaga ausalt öeldes, kellega on väga raske midagi läbi rääkida ja keda ei tasu mitte ükski sõna usaldada, sest üldiselt nii-öelda väga tugevate moslemite põhimotto on see, et kui sa räägid uskmatuga, eks mitte moslemiga, siis tulebki valetada, tuleb petta, sest see on justkui Jumala ehk Allahi tahe. Ja seda tuleb ka alati arvestada. Ja seetõttu oli minu jaoks väga kummastav näha eile Eesti välisministri avaldust, et on kuulda olnud ka positiivseid sõnumeid Talibanilt. Ma arvan, et välisministri positsioonis olevad inimesed ei peaks elama illusioonides ja endale looma mingid ettekujulmesid sellest, et Taliban annab positiivseid sõnumeid ja nad seda siis ka järgivad ja täidavad. Et tegemist on ikkagi metslaste kambaga, keda usu mitte ükski sõna, vaid kui tahad koostööd teha, siis näita jõudu, et neid kontrollida kuidagi. Sest meie suurim probleem, mis on seos Afganistaniga nüüd, on loomulikult varsti tõenäoliselt puhkev uus migratsioonikriis, millele tuleb Euroopa riikidele reageerida. Minu pakutav lahendus, mida ma üritan ka sinna raportisse sisse sokutada kuidagi, ma ei ole kindel, kas see läbi läheb, on see, et me peame võtma üle Austraalia ja Taani rakendatava migratsioonipoliitika. Ehk siis, kui lähevad liikvele uued migratsioonivood, siis tõesti inimesed, kes põgenevad Talibani või teiste nii-öelda radikaalide eest, siis lahendus oli see, et me hoiame piiri lahti ja võtame nad Euroopasse ja hakkame neid siis ümber jagama. Selleks, et sinna sisse imbuvad ISISe või Talibani võitlejad, kes hakkavad siin pommi plahvatama panema või matšetega päid maha võtma Euroopa tänavatel, vaid need inimesed tuleb suunata siis põgenike laagritesse, migrandilaagritesse kolmandates riikides, nii nagu on sõlminud Taani lepingud kolmandate riikidega, näiteks Põhja-Afrikas, kes siis saavad väikest raha Taani käest, aga selle eest peavad pakkuma siis võimaluse üles ehitada laagrid, kuhu need inimesed paigutada. Kus nad saavad süüa, saavad juua, neil on peakate olemas, lastel on loodud siis õppevõimalused ja nad elavad siis seal nii kaua, kui leitakse parem lahendus. Kui nad saavad tagasi pöörduda oma kodumaale või siis emigreeruda mõnda muusse riiki, aga me ei võta neid Euroopasse vastu sellepärast, et nad on Afganistanist. See ei oleks lahendus. Seega pragmaatiline migratsioonipoliitika, ehk siis inimesi ei jäeta siis suurema tänavate peale, aga ei lasta ka Euroopasse. Ehitamegi müürid või siis füüsilised tõkked maismaapiiridele, merepiiri kontrollime kas või sõjalaevadega, saadame paadid tagasi sinna, kus nad tulid ja anname inimestele võimaluse minna nendesse laagritesse, mille me ehitame üles kolmandasse riikidesse ja nad siis saaksid varjuda Talibani või ISISe eest ja olekski lahendus olemas. Teine asi, mis on loomulikult Talibani oht, millega tuleb tegeleda ja mida ma tahan ka sinna siis variraportöörina raportis mainida, ma üritan sinna sisse suruda seda, on Talibani suurim majandusharu, mis on Afganistanis, on loomulikult oopiumi tootmine, eks narkootikumite eksport välisriikidesse. Sellele tuleb panna piir peale. Ausalt öeldes mind väga ei huvita, kuidas, aga kui Taliban elatubki ka edaspidi sellest, et põhiline majandusüksus on narkootikumite tootmine Afganistanis ja nende siis smuugeldamine välisriikidesse, siis ausalt öeldes pommitage kas või need moonipõllud maha, aga see tuleb ära lõpetada. Seetõttu oleme siis ka täna tegelenud oma nõunikega siin Afganistani puudutava raportiga, kus ma siis olen tõenäoliselt variraportöör. Ja nüüd kohe olen ma minemas meie poliitgrupi koosolekule. See just algas 5 minutit tagasi, nii et video lõppedes lähen ma sinna, kus on siis päevakajalised poliitküsimused ja siis ettevalmistus järgmiseks nädalaks täiskogu istungiteks, kus vaatame üle siis päevakorra punktid, mis tulevad päevakavasse, mis tuleb hääletustele. Vaidleme mõned küsimused läbi ja õhtul pean minema siis omakorda veel Jaapani suursaadiku vastuvõtule seoses ühe Jaapani riikliku tähtpäevaga, kus ma olen siis kutsutud ja kuna Jaapan on arvestades Aasia piirikonda ka Euroopale ja ka näiteks Eestile väga oluline partner, eriti suhetes Hiinaga ja seoses olukorraga, mis toimub Lõuna-Hiina merel, siis Jaapaniga tasub meile häid suhteid hoida, seetõttu oleme minemas siis Jaapani suursaadiku vastuvõtule. Ja homme hommikul lendan ma juba tagasi Eestisse selleks, et minna siis kooli loengutesse ja järgmise nädala esmaspäeval juba
minna Strasbourgi täiskogu istungitele, kus on taas tulemas põnevad debatid, vaidlused, olulised hääletused ja millest ma olen kindlasti teile kõikega teada. Seniks aga olge hoitud, võib-olla kohtume Tallinnas, sest on tulemas kohe kohalikud valimised 17. oktoobril ja kuna nüüd Euroopa Parlamendi liikmed saavad olla ka kohaliku volikogu liikmed, siis tulin ma loomulikult erakonnale appi, kandideerin Tallinnas, kesklinnas, luban, et ma lähen ka kindlasti volikokku mingiks ajaks. Ma üritan siis 2 tööd kokku sobitada, aga ma arvan, et hetkel tuleb kasutada kõiki ressursse meie erakonnal, et teha kohalikel valimistel maksimaalne tulemus selleks, et Keskerakond ei saaks ainuvõimu Tallinna linnas ja selleks, et tõesti siis võidelda selle korruptsiooniga, selle onupoja poliitikaga, mis Tallinna linna juhtimises toimub. Ja seetõttu ma arvan, et iga erakonna liige ja ka iga tuntud inimene peab parema panuse, et panustada heasse valimistulemusse selleks, et erakond tõesti säraks 17. oktoobri õhtul, mis omakorda on vahefiniš juba järgmisteks Riigikogu valimisteks, mis toimub umbes täpselt 1,5 aasta pärast, 2023 märts. Ja seetõttu ma teen endast kõik oleneva, et aidata erakonda, aidata head tulemust teha ja aidata siis panustada ka Tallinna linnavolikogu töösse, et tuua siis oma võib-olla kogemusi ja teadmisi laiemast maailmast, et kuidas võiks Tallinna linn edasi areneda ja mida ei peaks näiteks tegema ja tuua ka neid halbu näiteid, eks ole, et kuhu Tallinn ei peaks liikuma. Seetõttu kohe on algamas suur tänavakampaania järgmisel nädalal, ma tean meie erakonnal. Mina kandideerin kesklinnas ja kesklinnas võite näha mingid plakatid ja posterid tänavate peal ja küllap ma loodan ka teha siis ka aktiivsema kampaaniat, et siis inimestega ka otse suhelda tänava peal ja rääkida siis poliitküsimustes, olgu see siis Tallinna linna küsimused või Eesti poliitika või siis ka Euroopa poliitika laiemalt. Seniks aga olge hoitud, olge terved ja kohtume juba järgmise nädala kolmapäeval või neljapäeval järgmises nädala videokokkuvõttes.